tavaliselt olen tšau-tšau, tule tagasi. Pane veel läheb. Mina mõtlen ei näe praegu. Mida vaide? Kopsud värsket õhku täis ja lähme! Või panen loomadele ainult. Rohkem sente ei ole kahjuks. Peate ise tulema alle. Ma loodan, et me hakkame siis ikka filmima ka midagi. Ja siis kunagi lõbus vaadata ja siis on äkki kellelgi teisega lõbus. Praegu me oleme Tallinnas. Me oleme Austraalias. Nii kiirelt käib või siis mitte nii kiirelt? Kui kiirelt? No, kui me kell 7 ärksime ja kui 12 läheb siit lennutigi Eesti aja järgi, me oleme homme kell 1 kohal, siis on 13 ja 5, 18 tundi. Päris kiire tegelikult võrreldes sellega, et 40 tunniga saab ka minna. Lapset on vaja. Me saame veel Rootsis ka värsket õhku nagu Eestis. Näin ka. Perfect. Perfect. Jah, hambad ei põru. Päris huvitav. Võtame, mis soja teeb. Sojaga ei kahvana. Magnifico. Sojaga on imelik. Ootame Stockholmis Katari lendu ja Timo on kuskil suitsupuitkas. Kes koridori? Top. Siin ma olen. Teen viimast suitsu. Tehtud viimane suits. Sõitsime Tallinna Stockholmi, siis meil oli täpselt selline koht lennukis, et meil ei olnud akent ei olnud tähendab. Ja vahetus on ka terest, et põhimõtteliselt oli tühi lend. Ja nüüd me tulime Katari lennukile. Oleme üks taga. Window. Kujuta vaadet ise. Kuidas läheb? Väsinud ja põlved väga valutavad. Üks lend veel, kõige pikem, yes. Väga. Ei läinud, kus meid viiaks lennukiga. If oxygen is required,
masks will appear from above you, or you may be tere hommikust teist pool maailma, kuigi siinpool on õhtu juba. Timo tüütub veel. Ja veel oli 4 siis pingireis, siis me kaikisti. Saime rõõmast magada. Super. Kus sa oled? Austraaliast. Kas sa oled valmis? Soojaks ilmaks. Oleneb, kus olen. Praegu on õhtu, praegu on norm. Where are they? Siia video lõppu ma tahtsin natuke pikemalt rääkida ka kust ja kuhu me täpsemalt lendasime, et Eestist Perti jõuda, sest ma arvasin, et me teeme seda sellel ajal, kui me siia lendame, aga alguses ma mõtlesin, et et selleks aega on nii palju lende on veel ees, aga lõpuks siis oli tegelikult reaalsus see, et me olime nii väsinud, et me viimase lennu põhimõtteliselt magasime maha. Ühesõnaga, me hakkasime 15. november tulema, ärkasime mingi 7 hommikul, kell 8 hakkasime Tallinna lennujaama poole sõitma, Timo isa viskas meid ära. Kell 12 siis tuli lend Stockholmi ja meil oli siis aega ümber istuda 4,5 tundi. Miks? Sest et meil oli vaja arvestada ka selle ajaga, et meil on vaja võtta oma pagas ära, teha uuesti pagasi check-in ja kõik need muud jutud. Ja seda siis sellepärast, et nii sai lennupiletid odavamalt. Ühesõnaga, kui alguses siis vaatasime liini Tallinn-Pert, mis oli samamoodi ümberistumisega Stockholmis ja Kataris, maksis mingi 700+ eurot, siis ostes eraldi Tallinn-Stockholm liin ja Stockholm-Pert liin. Tulid lennupiletid kokku mingi 470 eurot. Siis edasi Stockholmist läksime mingi 4:30 ajal õhtul. Lend oli 6 tundi. Kohe kui lennukisse jõudsime, saime süüa, vaatasime mõned filmid, nii et see lennuaeg läks tegelikult väga ruttu, lend ise oli väga super. Katari jõudsime natuke peale keskööd ja tegime security kontrolli, nagu seal kohe on, ja jõudsime oma väravasse põhimõtteliselt selleks ajaks, kui ka boarding hakkas. Katarist tuli edasi Perti suur jurakas 2-kordne A380-800 lennuk. Meie siis saime istuda ilma aknata istmekohas jälle, aga õnneks siis me istusime keskmises 4 pingireas 2 ehk siis me saime seal mõnusalt lebotada, magada ja 11 tunnist magasime maha kuskil 8 siis. Ja samamoodi kohe lennukile jõudes saime süüa, jäime magama, ärkasime, saime süüa ja jõudsimegi Austraaliasse. Et tegelikult iseenesest läks see teekond väga ruttu, samas oli ka üpris väsitav, aga ei ole midagi. Siia teisele poole maailma jõudsime päris ruttu. Igastahes Timo on praegu tööl, mina lähen ka varsti ja teie olge tublid seal Eestis.